Head kuulajad, mina olen Dagmar Selsusest ja mul on hea meel, et olete tulnud kuulama täna ravijuhendi veebiseminari Lapse tervise jälgimise juhend, mis on ajakohastatud osaga lapse silmakontroll ja nägemustegevuse hindamine. Tänast koolitust viivad läbi ravijuhendi töögrupi liikmed Mari Levin, kes on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku silmaarst ja juhtivarst ning Maili Orro, Saku tervisekeskuse perearst. Ametlikud ravijuhendite koolitused toimuvad meil koostöös Tervisekassaga, kes ka kogu projekti rahastab ning need koolitused on alati osalejatele tasuta. Kõik viimaste aastate koostatud ning uuendatud ravijuhendid tulevad käsitlusele. Lisame need jooksvalt Med24 koolituskalendrisse. Ravijuhendid leiate aadressil ravijuhend.ee. Kiired organisatoorsed teadaanded ka. Tunnistused saadame teile e-postile nädala jooksul. Kui te olete täna siin osalenud ja pole mingil põhjusel saanud oma tunnistust kätte, siis olge hea, võtke meiega ühendust meiliaadressil konverentsid@selsus.ee. Ravijuhendite järelvaatamise eest väljastame me samuti tunnistused. Tänase koolituse salvestame ning lisame kõikidele registreerunutele järelevaatamiseks üles 6 kuuks Med24 täienduskoolituskeskkonda. Kui me oleme video üles laadinud, siis anname teile selle kohta ka info ja juhised vaatamiseks teie e-mailile. Saadame teile ka tagasiside küsimustiku, mille palume teil ära täita. Kogu koolituse aja on võimalik lektoritelt küsimusi küsida. Saate neid jätta vestlusaknasse, vajutades ikooni chat. Tänased lektorid vastavad teie küsimustele arutelu ajal, mis on planeeritud peale ettekandeid. Palun kasutage kindlasti seda võimalust. Soovin teile meeleolukat ja huvitavat koolitust ning annan esimesena sõna Dr. Mari Levinile. Tervitused ka minu poolt. Mina olen Mari Levin, töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas silmakliinikus silmaarstina ja põhiliselt tegelen just laste oftalmoloogiaga. Ja kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki perearste, kellega me oleme viimastel aastatel nüüd koos töötanud. Meie koostöö on olnud väga meeldiv ja ühtlasi ka väga tõhus. Ja ma olin terve lapse jälgimise juhendi silmakontrolli osa töögrupi liige ja mõne aja pärast oli vaja ajakohastada soovitusi ja olin ka selle töögrupi juht. Nii et täna räägime just nendest ajakohastatud soovitustest. Teen ka väikese sissejuhatuse. Meie laste silmakontrolli juhendi väljatöötamisel eelnes sellele päris põhjalik töö ja me võtsime aluseks kõikide teiste Euroopa riikide ja ka USA screening programmid ja see osutus võimalikuks tänu sellele, et ma võtsin osa parasjagu EUScreen Study Groupi tööst ja selle grupi töö eesmärk oli analüüsida erinevate Euroopa riikide laste nägemis-screening programmide tõhusust. Ja kui me saime oma lõpliku versiooni valmis, siis kooskõlastasime ja arutasime läbi selle kõikide laste oftalmoloogidega ja selle kiitis heaks ka meie Eesti silmaarstide selts ja koos perearstide seltsi esindajatega töötasimegi välja uue silmakontrolli tööjuhendi. Ja selle juhendi kiitis 2019. aastal heaks ravijuhendite nõukoda ja alates sellest ajast teostavadki tervete laste silmade kontrolli neonatoloogid, perearstid ja pereõed. Ja kuna tegemist oli väga uue asjaga, siis alustasime ka samal ajal e-õppega koostöös Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudiga ja seda me võimaldame kõikidele huvilistele siiamaani. Ja 2020. aasta suvel hakkasime
meie Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikus pakkuma perearstidele ka e-konsultatsiooni võimalust. Ja kuna võimalused silmaarsti vastuvõtule pääsemiseks muutusid, siis alates eelmise aasta kevadest hakkas kehtima uus ajakohastatud laste silmakontrolli juhend, millest me siis täna põhjalikumalt räägime. Nagu te ise märganud olete, oleme me pakkunud päris palju väljaõppevõimalusi nii neonatoloogidele, perearstidele kui pereõdedele. Oleme teinud mitmesuguseid loenguid, kursusi, võimaldame e-õpet ja seda teevad siis nii meie silmaarstid ja ortoptistid kui ka Tartu Ülikooli kliinikumi silmaarstid. Ja seda ikka selleks, et parandada teadmisi terve väikelapse nägemise arengust ja nendest tõsistest silmahaigustest, mis ohustavad väikesi lapsi ja mis vajavad kiiret ravi. Ja nendeks on siis kaasasündinud glaukoom, selline tõsine haigus nagu retinoblastoom, doos, mis segab lapse nägemise arengut. Ja samuti õpetame me imiku ja väikelapse silmade uurimist ja jälgimist ja ka oftalmoskoobi kasutamist. Ja samuti oleme me õpetanud, kuidas väikestel lastel määrata nägemisteravust ja oleme selgitanud amblüoopia olemust. Ja siin ongi näha üks minu videoloengu slaid, mis on siis pärit Tartu Ülikooli e-õppest, mis on leitav Moodle'i õpikeskkonnas ja see videoloeng ja kogu see materjal on samuti ajakohastatud. Ja siin on kaks väga ilusat praktilist videot, mis kuuluvad selle e-õppe materjali hulka. Kõigepealt siis, kuidas lapse jälgimist hinnata ja teiseks video, kuidas määrata 1-aastasel lapsel nägemisteravust Lea Hüvarinen tabeliga. Ja siin all ongi ära toodud link, kus te leiate e-õppe. Nii et soovitan kõigil nendel, kellel on huvi, kasutada seda e-õppe võimalust. Ja edasi jõudsimegi lapse tervise jälgimise juhendi juurde. Siin all ka see link, kust on võimalik sellega tutvuda. Ja nagu ma enne ütlesin, tegemist on siis ajakohastatud juhendiga ja ajakohastamise vajadus tekkis tänu sellele, et 2021. aastal leppisid perearstide ja silmaarstide selts kokku e-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuetes kuni 15-aastase lapse suunamisel silmaarsti e-konsultatsioonile ja silmaarsti vastuvõtule. Ja siin ongi näha nüüd see uus dokument. Vaatame selle kõik koos üle. Ja kui laps sünnib, siis kõikide laste silmi vaatavad sünnitusmajades neonatoloogid. Sellega me oleme ka päris palju viimasel ajal tegelenud, koolitanud neonatolooge nii meie Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas kui ka Pelgulinna sünnitusmajas. Tartu silmaarstid on teinud seda Tartu sünnitusmajas ja erinevate linnade laste silmaarstid on koolitanud oma neonatolooge, et osata õigesti hinnata vastsündinutel pupilli punaseid reflekse. Nii et kõigepealt vaatavad vastsündinud lapsed üle neonatoloogid ja perearstid hakkavad vastsündinud lapsi vaatama 1 kuu vanuselt. Ja kõigepealt teostavad lastele välise vaatluse ja hindavad pupillide punaste reflekside olemasolu. See pupilli punase refleksi puudumine või kahtlus, et seda ei ole,
see on kõige kiirem asi üldse. Nii et kui te märkate midagi kahtlast pupillide punastes refleksides, siis või teil tekib kaasasündinud glaukoomi kahtlus, mille puhul sarvkest on turses ja ei paista korralikult läbi, siis tuleb see laps saata väga kiiresti, kas siis silmaarsti e-konsultatsioonile või otse valvetuppa valve silmaarsti vastuvõtule. Ja kui nüüd tegemist on muu nähtava silmapatoloogiaga, siis selle lapsega nii tohutult kiire ei ole. See laps tuleb suunata silmaarstile järgides e-konsultatsiooni saatekirja nõudeid. Järgmine perearsti visiit on, kus te peate lapse silmi vaatama, on 6-kuusel lapsel ja 6-kuusel lapsel te teete silmade välise vaatluse, hindate samuti pupillide punaste reflekside olemasolu, jälgite ka, kuidas laps pilku fikseerib. See on nüüd sama nagu sellel videol näha oli. Ja seda te teete mõlemal silmale eraldi ja jälgite silmade asendit ja liikuvust. Ehk siis kas lapsel ei esine kõõrtsilmsust. Kui lapsel pupillide, kas ühel või mõlemal silmal pupilli punane refleks puudub, siis selle lapsega jälle on väga kiire. See laps tuleb kohe suunata silmaarsti e-konsultatsioonile või siis valvetuppa. Ja kui tal esineb muu patoloogia, kas ta ei fikseeri korralikult pilku või siis esineb silmade vesitsus, te märkate kõõrtsilmsust või muud patoloogiat, suunate selle lapse silmaarsti e-konsultatsioonile või vastuvõtule. Järgmine visiit, kus te peate lapse silmi hindama, on 1-aastasel lapsel, kus te teete jällegi silmade välise vaatluse, hindate pupillide punaseid reflekse, vaatate, kuidas laps pilku fikseerib mõlemal silmal eraldi ja jälgite silmade asendit ja liikuvust. Täpselt samamoodi, kui lapsel pupilli punane refleks puudub, tuleb see laps suunata väga kiiresti kas e-konsultatsioonile või valve silmaarsti vastuvõtule. Ja kõikide ülejäänud asjade puhul, kui lapsel esineb mõni muu silmapatoloogia, ta ei fikseeri hästi pilku või tal esineb kõõrtsilmsus, siis suunate lapse kas siis e-konsultatsioonile või silmaarsti vastuvõtule vastavalt e-konsultatsiooni saatekirja nõuetele. Ja edasi vaatate lapse silmi 3-aastasel lapsel. See on juba selline iga, kus me skriinime lapsi amblioopia suhtes. Amblioopiast ma siinkohal ei hakka väga pikalt rääkima, aga see on väga oluline iga. Ja amblioopiat peab võimalikult vara avastama. Amblioopia on siis lühidalt ilma orgaanilise patoloogiata 1- või 2-poolne nägemisteravuse langus, ja mis tekib enne 7.–8. eluaastat ja mida on võimalik ka ravida ainult enne 7.–8. eluaastat. Peale seda on kõik lõplik ja me oleme raviga lootusetult hiljaks jäänud. Nii et oluline on 3-aastastel lastel määrata nägemisteravust. 3-aastaste laste silmade läbivaatus algab samamoodi ikkagi välisest vaatlusest. Samamoodi hindate 3-aastasel lapsel pupillide punaste reflekside olemasolu, kuidas ta pilku fikseerib eraldi silmadel ja vaatate strabismi suhtes ja hindate ka silmade liikuvust. Ja oluline on 3-aastasel lapsel hinnata nägemisteravust Lea-Hüvarise tabeliga, nii nagu oli näidatud selles praktilises videos. Kogu sellele juhendile käib lisaks ka lisa 7, kus on näidatud 2 lihtsat testi, mida me pärast hiljem ka vaatame,
kus on näha pupilli punase refleksi hindamine ja kornea refleksi hindamine, mida me siis kasutame strabismi jälgimisel. Kui 3-aastasel lapsel ei ole pupilli punast refleksi, siis sellega on jälle tohutult kiire, nii et see laps tuleb suunata kiiresti kas e-konsultatsioonile või silmaarsti vastuvõtule ja kõik need 3-aastased lapsed, kellel esineb muu silmapatoloogia, kas siis pilgu fikseerimise probleem, kõõrdsilmsus või siis nägemisteravus eraldi silmadel on alla 0,63 või siis nägemisteravuste vahe silmadel on üle 2 tabelirea, tuleb suunata e-konsultatsioonile või siis silmaarsti vastuvõtule vastavalt e-konsultatsiooni saatekirja nõuetele. Nüüd siin on üks uus asi, mida algses juhendis ei olnud, et kui teil 3-aastasel lapsel nägemisteravuse hindamine ei õnnestu, siis te kontrollite nägemisteravust lapsel uuesti nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 6 kuu jooksul. Ja sest 3-aastane lapsed on erinevad ja mõni on ebakindel, nii et see on üsna sage probleem, et esimesel korral nägemisteravuse hindamine väga hästi kohe ei õnnestu. Ja nüüd, kui teisel korral või 3. korral ikkagi nägemisteravuse hindamine ebaõnnestub, siis te suunate selle lapse igal juhul silmaarsti vastuvõtule. Edasi hindate lapse nägemisteravust 5–6-aastasel lapsel. See visiit on juba selline, kus midagi muud ei peagi tegema, peab määrama lihtsalt lapse nägemisteravust Lea sümbolse tabeliga. Ja siin on, kuna lastel on ealised normid, siis siin on jällegi, kui teile tuleb 5–6-aastane laps, kellel eraldi silmadega nägemisteravus on alla 0,8 või nägemisteravus erineb silmade vahel üle 2 tabelirea, siis suunate selle lapse kas silmaarsti konsultatsioonile või vastuvõtule vastavalt saatekirja nõuetele. Ja kuna 6-aastane laps on juba nii suur, et tal amblioopia raviks on jäänud küllaltki vähe aega, siis temaga on oluliselt kiirem, et te kontrollite uuesti nägemisteravust nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 1 kuu jooksul. Nii et kui ikkagi nägemisteravuse langus esineb, siis me saame ikkagi võimalikult kiiresti amblioopia ravi alustada. Ja kui nägemisteravuse korduv hindamine ei õnnestu, suunate lapse kindlasti ikkagi silmaarsti vastuvõtule. Ja see on nüüd ka uus asi, et kui teil endal tekib ikkagi vaatamata kõigele mingi silmahaiguse kahtlus või siis vanem kaebab midagi või on vanematel mingi kahtlus, et lapsel võiks silmadega mingi probleem olla, siis suunate lapse ikkagi silmaarsti e-konsultatsioonile või siis silmaarsti vastuvõtule vastavalt e-konsultatsiooni saatekirja nõuetele. Ja siin ongi need 2 väga ilusat selget joonist. Esimene on siis pupilli punase refleksi hindamine ehk siis Brückneri test, kus ülemisel real on näha ilus normileid. Mõlemad pupilli punased refleksid on mõlemal silmal ühtlased ja erksad. Keskel on vasakul silmal
refleks tuhmim ja alumisel real vasakul silmal pupilli punane refleks puudub. Ja paremal on Hirschbergi test ehk siis kornea valgusrefleksi test. Mõlemad testi tehakse oftalmoskoobiga ja siin vaadatakse lihtsalt kornea valget täpikest, mis normileiuna paikneb pupilli keskel, siis see näitab seda, et silmad on otse. Keskmisel joonisel on näha, et üks silm on pööratud nina poole ja refleks paikneb pupilli välimisel serval ja alumisel joonisel vasak silm on pööratud väljapoole ja refleks paikneb pupilli sisemisel serval. Ja asja lihtsustamiseks on teil olemas ka kontrollkaart, kus on ära toodud kõik tegevused ja suunamised. See käib nüüd esimene nädal käib neonatoloogide kohta, aga teie suunamised algavad esimesest elukuust. Nagu ma enne ütlesin, et kui lapsel pupilli punane refleks puudub esimesel elukuul, siis on temaga väga kiire. Te suunate selle lapse kiiresti kas e-konsultatsioonile või valvetuppa ja ülejäänud lapsed siis e-konsultatsioonile või silmaarsti vastuvõtule. Ja siin on nüüd 6-kuune laps. 6-kuusel lapsel on põhiline asi, mida te võite märgata, on silmavesitsus ja 6-kuustel lastel me teeme pisarteede sondeerimist ja see on meil siin nüüd seoses e-konsultatsiooniga päris hästi tööle läinud, nii et perearstid suunavad 6-kuuse lapse silmavesitsusega e-konsultatsiooni kaudu sondeerimiseks. Nii et ja me teatame lapse vanematele lihtsalt sondeerimise aja. Nii et see on meil läinud tegelikult päris hästi tööle ja on osutunud päris lihtsaks. Ja siin täpselt samamoodi, kui pupilli punased refleksid puuduvad, siis on selle lapsega kiire ja ülejäänud patoloogia puhul suunate lapse siis e-konsultatsioonile või vastuvõtule. 3-aastasel lapsel lisaks kõigele muule määrate ka nägemisteravust Lea Hüvarise tabeliga. Nii et see on oluline ja oluline oli see, et see korduvkontrolli osa, et kui laps esialgu on ebakindel ja hästi ei ütle, siis kontrollite lihtsalt uuesti ja teete seda 6 kuu jooksul. Ja siin on nüüd 5-6-aastase lapse kontroll, kus oluline on määrata lihtsalt lapse nägemisteravust. Ja nüüd vaatame üle ka e-saatekirja ja vastuse nõuded suunamisel silmaarsti e-konsultatsioonile ja siia kuuluvad siis kuni 15-aastased lapsed, 15-aastane laps kaasa arvatud. Ja siin on ära toodud need juhud, keda suunatakse e-konsultatsioonile ja esiteks need juhud, kellega on kiire, kelle te suunate kohe silmaarsti konsultatsioonile. Need on siis need lapsed, kellel pole pupilli punast refleksi, esineb sargesta hägu ehk siis kaasasündinud glaukoomi kahtlus, doos niimoodi, et silmaava on kaetud ja ka kõõrtsilmsusega lapsed 6. elukuust kuni 3. eluaastani. Samamoodi võib e-konsulteerida neid lapsi, kellel teil on tekkinud küsimused lihtsamate silmahaiguste ravimisel ja jälgimisel. Siia alla kuuluvad konjunktiviidid, oodraaivad, lapse krooniline vesitsus ja muud väiksemad probleemid.
ja nagu ma enne ütlesin, 6-kuused lapsed suunata kõik e-konsultatsioonile, et me saame määrata neile sondeerimise aja. Ja samuti võib e-konsulteerida kõiki lapsi, kellel teil on raske otsustada, kui kiiresti laps peab silmaarsti vastuvõtule jõudma. Ja e-konsulteerida võib kõiki lapsi, kellel nägemisteravus eraldi silmadega 3-aastastel on vähem kui 0,32 ja 6-aastastel vähem kui 0,63. Ja siin on ära toodud need juhud, kes ei kuulu silmaarsti e-konsultatsioonile. Kõigepealt need juhud, kes vajavad valve silmaarstile suunamist ehk siis traumad ja et neid ei ole mõtet e-konsulteerida, nendega on väga kiire, nii et nemad lähevad otse valvetuppa ja siis e-konsultatsioonile ei ole mõtet saata ka neid lapsi, keda te ei ole korralikult ise kontrollinud, et me eeldame ikkagi, et e-konsultatsiooni saatekirjal on ära märgitud kogu lapse silmade staatus, et te olete hinnanud vastavalt eale lapse nägemisteravust ja teinud siis ka silmakontrolli. Ja e-konsulteerida ei ole vaja ka neid lapsi, kelle vanemad peavad ise lihtsalt plaaniliselt võtma aja silmaarsti vastuvõtule. Ja siin on ära toodud juhud, keda me siis eeldame, et tulevad meile plaaniliselt silmaarsti vastuvõtule. Need on sellise vähese nägemisteravuse langusega lapsed, 3-aastased lapsed, kelle nägemisteravus on 0,32 kuni 0,63 ja silmad on muidu nähtava patoloogiata ja 6-aastased lapsed, kes näevad 0,63 kuni 0,8 ja silmad on muu nähtava patoloogiata. Samamoodi kõõrtsilmsusega vanemad ehk siis üle 3-aastased lapsed, kelle nägemisteravus vastab ealistele normidele ja on mõlemal silmal võrdne, nendega ei ole kiiret. Ja samamoodi ei ole vaja e-konsulteerida kooliealisi lapsi, kellel algab lühinägelikkus ja kellel nägemisteravuse langus on aeglane ja järk-järguline. Ja siin on ära toodud need saatekirja vormistamise nõuded. Oluline on märkida lapse üldtervise informatsioon ja muidugi on oluline märkida silmade staatus, mis lapsel silmadega on. Siia alla siis märkida valu, punetus, tuurse, kas silmad sügelevad, hõõruvad, valguskartus, kas nägemine on muutunud, topeltnägemine ja nii edasi. Ja me eeldame, et te märgite nägemisteravuse lapsel, siis silmade välisvaatlusel nähtav leid ja pupillide punaste reflekside olemasolu ja ka silmade liikuvuse staatuse. Ja meie omakorda vastamisel siis märgime diagnoosi hüpoteesi ja kas siis võtame ravi üle või anname ravisoovitused ja kutsume lapse siis vajadusel enda vastuvõtule. Ja siin on ära toodud ka Tervisekassa ravijuhendi rakenduskava,
Tervisekassa on olnud meile suureks toeks, on aidanud korraldada mitmesuguseid konverentse ja üritusi, et tutvustada ravijuhendit ja ka meediakajastus on toimunud ja plaanis on mitmesuguste juhendist tulenevate materjalide koostamine ja ka uued teenused ja rakendused. Kõigepealt perearstide läbivaatuse teatise väljade muutus lapse silmakontrolli osas. Ma ei tea, kas see on juba olemas või ei ole ja ka esmatasandi otsustustukke ravijuhendi linkimine. Ja siin ongi näha üks flyer, mille on Tervisekassa lapsevanematele mõelnud levitamiseks nii lasteasutustes kui ka perearstikeskustes, nii et siin on ära toodud need vanused, millega siis vanemad peaks pöörduma perearsti poole, et lapse silmad üle vaadata. Ja see olekski minu poolt kõik. Tänan kõiki kuulamast ja annan sõna üle doktor Maili Jorrole, kes on meile väga palju toeks olnud ja tema räägib nüüd perearstide poolsest osast, just praktilisest aspektist. Suur tänu teile. Nii, aitäh Marile, võtan siit sõnajärgu üle, aga Mari, ära veel ära kao, et mõned küsimused ka tekkisid, äkki sa saad kohe vastata mõnele. Näiteks punase refleksi kohta, et küsimus siis selline, et punase refleksi saamine sõltub paljudest faktoritest, valgusest ja lapse tujust ja mõnikord on näha ilusad punased diskid, mõnikord valgus justkui murdub ja ei ole see nii ilus ja punane. Et milline on õige tehnika, et vältida nihkeid punase refleksi hindamisel? Ja, see on väga õige küsimus ja et see on, kui vähegi võimalik, siis see tuba võiks olla natuke hämar, mitte päris otsese päikesevalgusega, see on refleksid alati halvemini hinnatavad. Siis päris pisikestel on see punase refleksi hindamine päris paras trikk, sellepärast et ta ei taha vahel hoida ise lahti oma mõlemat silma korraga. Et siis tuleb katsuda ise silmi lahti hoida ja hinnata neid reflekse lihtsalt ühel silmal ja teisel silmal eraldi. Ideaalvariandis on muidugi, kui saab hinnata mõlemal silmal refleksi korraga. Ja selleks on hea oftalmoskoobi ava keerata küllaltki suureks, niimoodi, et ta valgustaks mõlemat silma ja selleks on vaja lapsest olla umbes 50 sentimeetri kaugusel ja siis on näha ilusad mõlema silma refleksid korraga. See tahab harjutamist, aga et kui inimene on üks kord ilusad punased refleksid ära läinud, siis tegelikult see väga keeruline ei ole. Aitäh. Ma võin ka omalt poolt lisada, et mind ka segab kindlasti, kui valgus paistab aknast kuskilt kõrvalt, et siis ka valgus panna, kardinad panna, et mida pimedam ruum, seda paremini näeb. Ja kui ei näe, siis nagu lähemale tulla mõnikord, see ka nagu üks nipp mõnikord aitab. Ja siin oli üks küsimus, et kas see sõltub peaasendist. Ja, et sõltub küll, et ega külje pealt ei saa vaadata, et laps peab otse selle tule peale vaatama. Aga nad tavaliselt, kui see oftalmoskoobi tuli on päris tugev, et nad tavaliselt vaatavadki otse tule peale. Nii, aga küsimusi saab küsida pärast ka veel, et lähme edasi praegu minu loenguga. Ma kohe jagan. Nii, kas tuli minu ettekanne? Ja. Nii, et mina olen siis doktor Maili Jorro
olen perearst Sakust ja natukene olen siis mina nende silmateemadega rohkem tegelenud ja samuti osalenud töögruppides, nii aruteludes e-konsultatsiooni teemadel kui ka siis lapse jälgimise juhendis silma osas olen kaasa teinud. Ja räägin siis mina sellist natuke praktilist käsitlust siia juurde, et kuidas siis perearstina neid olemasolevaid juhendeid ära kasutada ja kuidas patsiente paremini aidata. Et kui vanasti oli perearstide ja laste silmaarstide vahel põhimõtteliselt olemas ainult kas tavasuunamine või EMO, siis nüüd meil on olemas vahepealne variant ehk e-konsultatsioon, mis annab meile väga palju uusi võimalusi. Ja käin kiiresti üle veel puust ja kollaseks need seisundid, mida siis e-konsulteerida, mida tavavastuvõtule ja mida mitte e-konsulteerida. Et tegelikult doktor Mari Levin juba ilusti käis need läbi, aga mõned asjad on siin üle veel nagu tõmmatud, et näiteks kõõrdsilmsus on alates 6. kuust, et mitte enne seda, kuna sinnamaani see ongi normaalne, et võib esineda kõõrdsilmsust. Laste silmahaigustest räägiti ja samamoodi 6. kuul, kui esineb veel vesitsust, ehk siis kui pisarakanal on sulgunud, et siis vanasti oli mingi üks telefoninumber, kuhu me pidime helistama, et nüüd sellelt numbrilt saab, siis nüüd see käib ametlikul teel ehk läbi e-konsultatsiooni ja väga hästi toimib. Ja nagu doktor Levin ilusti rääkis, et kui on lihtsalt mingeid küsimusi, et samamoodi e-konsultatsiooni teel oma küsimused kirja panna, et ei pea olema enam igal perearstil oma tuttavad silmaarsti, kellel helistada ja küsida, vaid samamoodi saab ametlikul teel teha need e-konsultatsiooni vormis. Ja nägemisteravusest siis jah, et jätta meelde siis erinevad numbrid, et üks on see, mis on normi nägemine, teine on see, millise nägemisega võiks e-konsulteerida, ehk siis need on nagu raskemad nägemisteravuse langused ja vahepealne variant on need, kes võiksid minna tavavastuvõtule, kas siis laste silmaarstile või optometristile esialgu. Et siin on nüüd ära toodud need nägemisteravused, mis kuuluvad e-konsultatsioonile, just nimelt sellepärast, et nendega natukene kiirem. Need on nagu suuremad nägemisteravuse langused. Ja e-konsultatsioonile ei lähe need juhtumid, mis vajavad erakorralist sekkumist. Ja kui ei ole tehtud sellist juhenditele vastavat nägemiskontrolli, siis ei ole mõtet ka e-konsultatsiooni teha. Et seal peaks olema hästi korrektne staatus, millest ma pärast ka räägin ja toon näiteid. Ja e-konsulteerita ka neid, kes vajavad plaanilist kontrolli, kes olid ilusti ära toodud. Need on need vahepealsed viisuse langused, kus siis ongi viisus on normist madalam, aga ta ei ole veel väga halb. Et need, kellega ühesõnaga aega on, et neid ei e-konsulteerita, vaid saadetakse tavavastuvõtule. Ja seda juba doktor Levin ka rääkis ilusti üle. Nii, aga lähme siis praktilise koha pealt haigusjuhtude juurde. Et kuidas siis ära kasutada olemasolevaid võimalusi. Antud juhul siis 8-kuune, parema silma vesitsus, on teinud pisarakanali massaaži. Kohe ka põhjusena, et miks alles 8-kuusena on suunatud, kuna 5-6-kuusena tundus, et vesitsus järjest vähem, aga tulnud uus tagasilöök. Vesitsus on pidevalt, vahepeal kinni rähmatanud, on ühe korra saanud isegi antibiootikumi tilku. Ja oluline info ka siin, et miks siis alles nii hilja, et 8-kuusena seda konsulteeritakse, et ema on olnud ise arst ja soovis pigem seda stenoosi avamist edasi lükata, aga nüüd oleks protseduuriks valmis. Natukene üldist infot lapse kohta, et millise lapsega on üldse tegemist, mis haigused, mis ravimid tal kasutusel. Tema on allergik ja temal on ka ravimid. Nii ja staatuse koht, et kuna ta on 6-kuune, mis peab 6-kuuse staatuses olema, väline vaatlus kindlasti. Sellega saab siis tuvastada selle, et see üks silm ongi vesine. 6-kuuse pupillirefleks, mis peab olema, kõõrdsilmsuse testid ja oluline info siis ka see, et pisarakanali massaaži on teinud. Ja üldine tavaline staatus ka, mis lapse kohta ikka käib pikkuskaal ja üldine areng. Ja et siis saabki suunata e-konsultatsiooni teel, et kas vajaks seda kutsumist sondeerimisele. Ja vastus tuligi,
et on helistatud, kokku lepitud ja otse protseduurile. Et sellega siis ära hoitud nii-öelda üks tava silmaarsti visiit ja patsient pääsebki otse protseduurile, kuhu ta peabki pääsema. Antud haigusjuht veel jätkus sellega, et ta oli siis 1 aastane 1 kuune, parem silm on ikkagi vesine. Tegemist sama lapsega, kes siis 8-kuusena sai suunatud sondeerimisele, käisid seal ära. Selle järgselt oli väike põletik, sai jälle ühe antibiootikumi kuuri. Oli nagu peale protseduuri silm rahulikum, aga nüüd on uus tagasilöök. Parem silm on jälle vesine, õues olles ka pisarad voolavad ja teine silm on kogu aeg korras. Et selged jälle ühest silmast. Et ei ole ka allergiast ja muust sellest. Ja jällegi 1-aastasel, mis peab staatuses kirjas olema, on väline vaatlus, pupillirefleks, Hirschberg ja 1-aastasel peab olema ka pintsetihaare olemas, mis on ka kaudselt seotud silmade binokulaarse nägemisega. Et staatus teha vastavalt juhendile, siis ongi kõik olemas. Ja küsimus, siis probleemi püstitus või küsimuse asetsus oluline, et mis me sellega edasi teeme, kas uus protseduur või vastuvõtt, et perearst küsibki nõu, et mis me sellega siis teeme. Antud juhul kutsuti ta siis uuesti vastuvõtule, vaadati ilusti üle ja öeldi, et on lihtsalt pisarakanal on küll avatud, aga on natuke kitsas, aga kasvab ilusti koos lapse kasvamisega, ei vaja sekkumist. Ja mis mulle väga meeldib, et siin silmaarst on eraldi pannud ka, et mis on järgmine vanus, millal seda last peaks silmade osas kontrollima. Vastavalt juhendile siis 3-aastaselt nägemisteravuse kontroll, mis siis toimub perearsti juures. Et minu meelest ka väga hea näide sellest koostööst silmaarsti ja perearsti vahel, et silmaarst ka ilusti selle sinna paneb, et mis see järgmine staatus on, mida kontrollida. Üks järgmine haigusjuht, see natuke juba segasem, aga jällegi oli vaja konsulteerida, et on ülalaul mingisugune moodustis, mis on siin juba läinud heledamaks, tõuseb kahtlus, et äkki on hemangioom. Lisaks on ema kirjelduse järgi olnud odraivasid 3 korda. Ema kirjeldab, kuidas see välja näeb, mis ta sellega teinud on, kullaga määrinud, läheb ise ära. Ja ühe koha pealt on ka ripsmeid ära tulnud siis selle punni koha pealt, kus on olnud. Lisaks on aeg-ajalt vesitsust, vahepeal hommikuti rähma, aga mitte ka kogu aeg, et on nagu lühiajaliselt. Ja samamoodi ühest silmast ainult, teine silm on kuiv. Antud juhul tegime ka siis pildid ja pildid saab lisada pildipanka, et kirjutatud juurde, et pildipangas silmaarst neid sealt leiab, et kui on välise vaatlusega midagi tuvastatavat või kõõritamine, et on alati hea pildid panna juurde. Aga jällegi näide siis staatusest, mis 6-kuusel peab olema, pupillirefleks, Hirschberg, muud kõõrdsilmsustestid ja üldine areng ka iga normaalse staatuse juurde. Said siis pildid pandud, siin on natuke näha vesitsust, siin on näha moodustist ja siin on natuke näha ripsmete kadu ühe koha pealt ka. Ja saigi siis küsimus pandud, et nagu mitmed erinevad asjad silma juures, et kas vajaks nagu konsultatsiooni ja väike vihje ka, et ema oleks visiidist küll huvitatud, aga protseduure ta tegelikult ei soovi. Et see on oluline info, et seda last ei ole mõtet kutsuda sondeerimisele, et see ema sellega ilmselt nõus ei oleks. Ja kutsutigi ta vastuvõtule. Ilmselt nende mitmete probleemide tõttu vastuvõtule patsient küll ei läinud, aga see on juba siis tema otsustada, et see oligi natuke keerulisem ema, kes ka perearstile väga sagedasti just ei käinud. Aga meil on tehtud vastavalt juhenditele nagu ette näeb. Ja nagu enne sa mainitud, e-konsultatsioon hakkas pihta aastal 2020 ja üks ehtne näide, milleks see siis vajalik on, üks esimesi e-konsultatsioone, kus perearst ei näinud punast refleksi. Et miks laps on siis juba 3-kuune, ongi sellepärast, et sellest ajast hakati e-konsultatsioone tegema ja tubli perearst hakkaski kõiki lapsi kohe jälgima, et tegi ka punast refleksi seal 3-kuusel ja kellel ta oskas siis teha. Ja tema siis saigi silmaarstide ravile ja oligi tal täitsa ka haigus olemas. Et siuke hea näide e-konsultatsiooni toimimisest. Nii, ja mina tahaks lõpetuseks teha sellise väikse kaasamõtlemise
et võtta läbi uuesti need vanused, millal on vaja silmi kontrollida ja mida on vaja kontrollida. Et ma paluks kõiki nüüd ekraani taha, kes seal, ma ei tea, kõrvalt muude asjadega tegelevad, et võtaks selle slaidi korraks koos läbi. Eriti hea oleks, kui te saaksite kaasa mõelda niimoodi oma ette kas või kõva häälega öelda, et ilmselt siin te ei saa kõva häälega öelda. Aga et mis on need vanused siis, millal peaks silmi kontrollima? On üks selle vastsündinu, on 6-kuune, on 1-aastane, 3-aastane ja 5-6-aastane, hiljemalt siis 6-aastane. Ja mida vaadata? Igaüks võiks mõelda, et mida vastsündinu pidi vaatama. Nii, et väline vaatlus alati niikuinii ja punane refleks. Nii, 6-kuusel, nagu te näete, siin on see pikem vahe. 6-kuuselt oli päris mitu asja, mida pidi vaatama. Igaüks võiks jälle oma peas mõelda. Ehk siis 6-kuune, samamoodi punane refleks, algavad juba kõõrdsilmsuse testid, Hirschberg kinnikatmistest ja pisarakanali sulgus peaks olema selleks hetkeks siis lahenenud. Et 6 kuus ikka väga oluline vanus. Nii, järgmine vanusegrupp on 1-aastane. Ja mis siis tuleb teha? Jällegi samad asjad, punane refleks, kõõrdsilmsuse testid ja hiljemalt esimeseks eluaastaks peaks olema pintseti haare olemas. Nii, ja 3-aastane, mida vaadata ja kui palju peab viisus olema? Ehk siis 3 aastat vaatame juba viisust, objektiivne viisuse uurimine, kui see ei õnnestu, siis subjektiivsed, kõik need muud testid ja esimese võimaluse proovida uuesti hinnata. Ja viisus peab siis olema vähemalt 0,63. Nii, ja hiljemalt 6-aastane, jällegi, eks ole, viisus ja mõelda, kui palju see pidi olema. Et peab see olema 0,8. Et see on siis selline hästi lühidalt kokku võetud tabel. Ma panen pärast selle tabeli, üritan pildina panna ka sinna vestluse gruppi, kui õnnestub. Nii, aga nüüd oleks aeg küsimusteks. Me siit vaadata, kas et Mari Leviniga koos vastame siis küsimustele siin. Nii, siin on küsimus koolikontrollidele. Et kui koolieas kontrollib lapse nägemisteravust kooliõde 1., 3., 7., 10. klass, perearsti juures tuleb käia 5. ja 9. Et kuhu siis jäävad 4., 6., 8. klass, küsib kooliõde, et kas need jäävadki vahele. Ma ei tea, doktor Levin, kas te vastate? Mina seda küsimust ei näe, sa lugesid selle lihtsalt ette praegu. Küsimus oli jah, et kui tihti tuleb põhimõtteliselt kooliealistel kontrollida silmanägemist, et meil on perearsti visiidid on 5. ja 9. klass ja kooliõe visiidid on meil 3., 7. ja 10. klass. Et kas sellest piisab või? Aga ma arvan, et sellest täiesti piisab. Jah, et kui lapsel on kaebused, et ta tunneb ise, need on ju suured lapsed juba, et kui ta ise tunneb, et ta tahvlile hästi ei näe, siis võib vahepeal ka kontrollida. Aga et selline tavakontroll sellest piisab. Jah, et kui kaebused puuduvad, siis ei ole sagedamini vaja edasi kaebust teha. Nii, siis on veel küsimus punase refleksi kohta. Et kui 1-kuuselt ja 6-kuuselt on punane refleks olnud kena, kui sageli esineb, et see punane refleks esimeseks eluaastaks või 3. muutub või ära kaob? Ja, et siin on nüüd selline lugu, et retinoblastoom on selline tõsine haigus, mis võib ikkagi hiljem ka tekkida ja kaasasündinud kae on see, mida me nüüd vastsündinutel ja 6-kuustel veel vaatame, aga retinoblastoomi suhtes me vaatame kuni 3. eluaastani. Et see on nagu tegelikult kõigist nendest haigustest kõige tõsisem. Nii, siis on küsimus
ja see mitte, küsimus on küll Downi sündroomi kohta, aga see ilmselt on laiendatav ka paljudele teistele lastele, et kui õpilane ei oska või laps ei oska tabelit vaadata, et kas siis subjektiivsest nägemisteravuse hindamisest piisab? No ega midagi ei ole teha, et osad lapsed lihtsalt, meil on olemas muidugi ka selline kujunditega riba, kus laps saab näidata, kui ta vähegi aru saab sellest ülesandest. Aga et kui ta sellest aru ka ei saa, et ega siis ei ole midagi, siis me peame, ema annab meile informatsiooni, kuidas ta hindab lapse nägemist ja kui lapsel on vähegi prillivajadus, siis me kirjutame talle prillid ja et ega me päris objektiivselt selliste laste nägemisteravust ei saagi hinnata. Jah, mida mina olen veel kasutanud, et olen õpetanud lapsevanemaid tegema kodus selline subjektiivne nägemisteravuse hindamine, et näiteks kas või vaadata mingit raamatut või telekat kas või 3 meetri kauguselt ja proovida vaadata ühe silmaga, mingi mängu käigus panna üks silm kinni ja teise silmaga. Et kui ta kogu aeg tundub, et ikkagi selle ühte silma kattes tahab seda nagu välja saada, et ta ei suuda rahulikult ühe silmaga vaadata, aga teise silmaga samas suudab rahulikult vaadata, et siis tal ikkagi ilmselt see üks silm võib olla kehvem. Ja. Aga et nüüd täpselt öelda, palju see laps näeb, et no vahel ei saa. Jah. Nii. Et jah, sellepärast ongi see, et mõnikord tuleb lihtsalt kontrollida uuesti nii kaua, kui saab. Eriti need 3 aastat natuke keerulised on mõnikord. Just. Mina kasutan ka neid siukseid nagu kaarte, kontrollkaarte, et ta võib ka näidata. Nii, siis oli küsimus veel, et kui palju reetinoplastoome Eestis aastas lastel leitakse? No tegelikult jumal tänatud, mitte iga aasta, aga meie Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik on kogu Baltikumi oftalmoloogiakeskus. Nii et meile ikkagi tuleb iga aasta 1-2, aga päris Eesti omi, no võib-olla nüüd see aasta meil oli, aga mitu aastat ei olnud vahepeal. Nii, vaatame, kas tuleb veel mõni küsimus. Nii. Siis on küsimus, et kas kooli minev laps ei peagi enam silmaarsti kontrollis käima? Ja, tahad ise vastata? Mulle vahepeal takerdus, aga jah, et nendes kontrollidest, mis on määratud, et lisaks enam ei pea ja no silmaarsti juurde ta ei pea niikuinii minema, et silmakontrolli teha vastavalt sellele, millal need on kontrolliajad kooliõe juures ja perearsti juures, aga lisaks niisama ei pea käima, kui kaebust pole. Jah. Siis on küsimus, kas peab silmafookuse kontrolli tegema? See on nüüd natukene keeruline küsimus, et mida siin nüüd mõeldud on. Äkki on mõeldud lähedale nägemist või akomodatsiooni või? Et no tavaliselt, kui nüüd lapsel on kaugele nägemine korras, siis lääts on lastel nii palju elastne, et lähedale nägemisega neil probleemi ei ole. Muidugi lastel on probleem see lähedale vaatamise ülekoormus. Aga et noh, see on kõik need teemad, millega perearst ei pea tegelema. Ma üritasin kopeerida enda seda tabelit siia. Kellelgi mõnda küsimust äkki, millele saaks kohe meie lektorid anda vastused?
ma panin selle Moodle'i lingi ka, et siin oli küsimus, tekkis doktor Levini jutu käigus, et kas saaks Moodle'i e-õppe lingi, et see on ka olemas seal leitav. See oli mul muidu ühe slaidi peal seal ka täitsa olemas. Ja, ma panin sinna chati ka. Nii, ja sain oma tabeli ka nüüd kopeeritud siia. Kas lektoritel on äkki veel mingeid soovitusi meie kuulajatele? Ja ma küsiks doktor Levini käest, et kuidas üldiselt tundub, et nüüd on mitu aastat siin perearste koolitatud ja uued juhendid tehtud, et kas on mingit muutust ka paremuse poole? No meie leiame, et perearstid on väga tublid ja kõik e-konsultatsiooni saatekirjad on väga asjalikud, et me praegu teeme erialasisest e-konsultatsiooni, just koostame saatekirja ja näiteks need saatekirjad, mis tulevad meie erialasiseselt või siis teiste erialade poolt, et need ei ole pooltki nii head ja põhjalikud kui need, mis tulevad perearstide käest. Et me oleme väga rahul. Aitäh, seda on hea kuulda. Just. Mingit kasu on, jah. Väga tublid. Ja neid on päris palju. Et me teeme täiskasvanute e-konsultatsioone ka, aga laste e-konsultatsioone on viimasel ajal ikka päris palju ja väga asjalikud. On oma küsimustele vastused saanud. Aga sellisel juhul tänan sellisuse poolt meie tänaseid lektoreid vajalikul teemal rääkimast ja arutamast. Suur tänu ka osalejatele kuulamast ja kaasamõtlemast. Ja ma loodan, et kõik meie osalejad said igapäevatööks väga palju vajalikku informatsiooni ja praktilist, mida siis kasutada. Nii et ootame teid jälle kuulama meie tulevasi koolitusi ja konverentse, mille info leiate siis meid 24 koolituskalendrist. Soovin teile kõikidele ilusat päeva ja aitäh teile! Aitäh kõigile!